arvuastme mõiste. Tuletame meelde, et kirjutis A-astmes n arvutamisel tähendab seda, et meil on n tegurid ja kõik tegurid ongi A-d. Et A-astmes n on A korda A ja nii edasi täpselt n korda. N on astendaja, A on astme alus ehk astendatav ja A-astmes n on aste. Vaatame mõningaid näiteid. Näide 1. 3 astmes 4 tähendab 3 korda 3 korda 3 ja korda 3 täpselt 4 korda. Arvutades me saaks, et see on 81. Et selle vastus on 81. Järgnevalt vaatame murru astendamist. Näiteks 2/3 astmes 3 on 2/3 korda 2/3 korda 2/3 ja on tulemuseks siis 8/27 on vastuseks. Seda ülesannet saaks teha ka kiiremal viisil, et 2/3 astmes 3 tegelikult me näeme ka eespool lahendusest on võrdne 2 astmes 3 jagatud 3 astmes 3. Ja tulemuseks loomulikult oleks ikkagi 8/27. Järgmisena vaatame segaarvu astendamist. Kuna astendaja on 3, siis astme definitsiooni järgi see tähendaks 2/1/3 korda 2/1/3 korda 2/1/3. Edasi, korrutades segaarve, me peame neid teisendama liigmurdudeks, ehk me saaks siis 7/3 korda 7/3 korda 7/3. Nüüd võttes ühisele murrejoonele, see oleks 7 korda 7 korda 7. Nimetades on sama olukord 3 korda 3 korda 3 ja tulemuseks on 343 jagatud 27. Edasi loomulikult võib eraldada ka täisosa ära. Aga praktikas selliseid ülesandeid me teeme kiiremini, võttes jälle algülesandeks sama 2/1/3 astmes 3, teisendame kohe liigmurruks ehk siis 7/3, võtame astmesse 3 ja astendame lugeja eraldi, astendame nimetaja eraldi ja tulemus on kiiremal viisil käes. 343/27. Järgnevalt vaatame negatiivse arvu astendamist. -5 astmes 3. Arvuastme definitsiooni järgi me saaks ümber kirjutada niiviisi -5 korda -5 ja korda -5. Nüüd tulemuseks saaks -125 miinus, kuna meil on tegemist 3 paaritu arvu korrutisega. Ja siit me saame oma esimese järelduse, et kui arv on negatiivne, astendatav on negatiivne ja aste, siis tuleb ka negatiivne, kui astendaja on paaritu arv. Nii et hetkel on astendaja 3, paaritu arv, astendatav on negatiivne -5
nii et meie aste tuli ka miinusmärgiga -125. Vaatame järgmist juhtumit, kui meie astendaja on paarisarv ja astendatav on negatiivne. Lahti kirjutades me veendume, et tulemus on meil loomulikult positiivne ja 5 astmes 4 oleks 625, nii et tulemus on praegu plussmärgiga 625. Siin me teeme järgmise järelduse, et kui astendatav on negatiivne ja astendaja, praegu on 4, on paarisarv, siis meie aste tulemus on positiivne. Veel mõningaid näiteid negatiivse arvu astendamisest. 5. näide. Kui ülesandeks oleks järgmine miinus, sulud lahti, -5 astmes 3. Kuna on teada, et astendamine on esimene tehe, nii et loomulikult eelkõige me astendaks, meie tulemuseks oleks -125 ja miinus ees tähendab, et me peame korrutama veel -1-ga, ehk siis tulemus on positiivne 125. Järgmisena võtame nüüd ülesandeks analoogiliselt üle-eelmisega -5 astmes 4. Ikkagi endiselt astendamine oleks esimene tehe, ehk siis miinus ja -5 astmes 4, kui vaataks eespool juba tehtud tehed, siis on 625 plussmärgiga ja me näeme, et ees on ikkagi endiselt -1, miinusmärk, nii et seekord tulemus jääb negatiivseks -625. Ja viimaseks ülesandeks on -5 astmes 4 ja sulge ei ole ümber. See tähendab seda sisuliselt, et meie ülesandeks on -1 korda 5 astmes 4. Loomulikult endiselt me astendame eelkõige 5 astmes 4, see on 625 ja korrutame -1-ga, nii et -1 korda 625 on tulemus negatiivne -625.